Tere, Joel! Tere! Et kevadvoor on alanud meile tõesti hästi, et saime oma esimese kaotuse alles eelmisel nädalal. Ma arvan, et nõustud sellega, et miks see kaotus tuli suuresti, oli see, et meil oli see võidukas karikamäng veel jalgades. Et kas sa oskad öelda, mis on selle võti, et me oleme kuidagi selle kevadvooru nii hästi praegu käima saanud endal? Võib-olla paar sõna enne sellest eelmisest mängust, kus tegelikult valus kaotus ikkagi. Et olenemata sellest, et mehed olid väsinud, olenemata sellest, et see väljak oli seal selline, nagu ta oli, on see ikkagi valus, sest et praegu nüüd vastu minna liiga kõige nõrgemale, ehk siis Põlva satsile, on ikkagi karm, sest et praegu ei ole seda tunnet enam, et nüüd on täis power sees, aga sellest hoolimata järgmisele mängule täie pasaga ja vaatame, mis saab. Mida lubad laupäevaseks mänguks Põlvaga? Luban võitu, kindlasti luban võitu ja ma usun, kõik mehed siin võistkonnas lubavad ka võitu. Ja siis see kirss tordil teisipäeval, et see karikamäng, et ma ei hakka üldse küsima klišeelikult, et kas tuleb raske mäng, no ilmselgelt tuleb raske mäng, aga mida sa ütled, et miks peaks tulema inimene vaatama seda mängu staadionil teisipäeval koha peal? Mida sa lubad meeskonna poolt? Ma arvan, et ma saan lubada seda, et vähemalt mina omalt poolt annan kõik, et mehed väljakul annaksid nendest samamoodi kõik. Nii et ma luban seda, et teil tuleb vähemalt sama äge mäng, kui tuli Aston Villaga. Aga ma usun, et see tuleb veel ägedam. Sest et kõik need, kes seal mängul käisid, teavad, mis asi see oli. Ja see oli võimas. See oli väga-väga võimas. See oli nagu, ma ei tea, nagu 2 meest oleks lisaks olnud väljakul. Sest need fännid, ma pean neile ütlema tänu ja kõik tulge kindlasti kohale ka, sest et seal hakkab nalja saama. Aitäh sulle, no näeme siis laupäeval juba. Näeme. Olgu.